Tere tulemast kuulama Austraalias.ee esimest podcasti. Meil on külas Mari-Liis Sepp. Tema on üks väga tore tüdruk ja väga õige tüdruk, kellest on väga palju õppida. Sellepärast, et tema on saare tüdruk, Saaremaalt, ja kes elab nüüd Austraalias. Ta teab Austraaliast peaaegu et kõike ja ta on väga vahva elu endale seal püsti pannud. Tal on seal lapsed, mees, ja nüüd on ta külastamas jälle Eestit. Õnneks mul õnnestus ta siia podcasti mikrofoni taha rebida ja hakkame temaga rääkima. Kõik, kes mõtlevad minna Aussi ja tahavad seda suurt riiki avastada, siis ma usun, et teil on kindlasti põnevat kuulamist. Esimene küsimus. Räägi, Mari-Liis, et mis on nagu selline taust on, et kust sa tuled, mis sa siin Eestis tegid enne ja kuidas sa Austraalias lõpetasid? Mina läksin Austraaliasse vist nüüd 2016 või 2015 oli. Nii et ma olen seal olnud nüüd 8 aastat. Ja ma olin ilmselt üks nendest, kellele kõik vaatasid otsa, et miks sa lähed? Sul on nii hea töökohti. Varem me töötasin sinuga juba ja siis pangas olin korporatiivpanganduses. Väga hea töökoht oli, aga natukene muutus igavaks. Ja siis ma mõtlesingi, et läheks 6 kuuks reisima, teeniks raha ja läheks veel reisiks ringi, aga 8 aastat hiljem, 2 last, elamine, kodu, kõik olemas Austraalias. Et läksin samamoodi nagu kõik teised. Läksin lihtsalt seiklusi otsima. Et varem olin juba Hawaii'l käinud ja siis see seiklusimu ja reisiimu, see oli kõik veel niimoodi kipitas igalt poolt, et tahaks ikka veel käia. See nii saab, sest praegu on ju nii palju võimalusi, et käia igal pool ja reisida ja millal siis veel, kui mitte praegu. Lastekarjaga vist ei lähe enam ju. Võid omast käest rääkida. No vot, jah. Kunagi me tegime seda Hawaii'as ja saatsime noori sinna tööle ja nii-öelda, see oli selline challenge, et otsi endale elukoht ja töökoht ja see oli tudengi vahetusprogramm oli see. Seda me rohkem enam ei tee, sest see läks väga-väga raskeks. Et Ameerika tahab oluliselt rohkem kontrollida kõike, mida need just nimelt nagu seaduslikult sinna sisse tulevad inimesed teevad. Austraalia selles mõttes on ikka väga lihtne Ameerikaga võrreldes. Et üldse Austraaliasse minnagi isegi on väga lihtne tegelikult. Sul oli, ma mäletan, minust oli isegi mingi korter oli sul siin ju Tallinnas ja 2 korterit oli mul isegi. Et sul oli nagu elu juba täitsa niimoodi paigas ja siis ikkagi mõtlesid, et... Ja kusjuures naljakas oli ka alati see veel, et ma enne Austraaliasse minekut, kui ma Hawaii'l veel käisin Ameerikas, siis ma alati ütlesin, et mulle see Austraalia on nagu üldse kuidagi, nagu mul ei ole mitte kunagi huvi olnud, et sinna minna. Et minna mingit farmitööd tegema ja ma ei tea, kuskil olla täiesti seljakotiga ringi reisida. Polnud mitte kunagi minu jaoks. Ma tahtsin alati minna kuskile ja koha peal elada natukene ja rohkem nagu... ei tundunud see selline kultuur ja riik kuhu minna, aga siis jah, kui Eestisse tagasi tulin, siis vaatasin oma variante ja siis hakkasin uurima Austraalia kohta ja mõtlesin, okei, ma siis proovin ära, lähen 6 kuuks. Ja mul jäi veel töökoht, ma tulin siin küll töölt ära, aga mul töökoht jäi nii-öelda vaikimisi lahtiseks, et kui ma oleks tahtnud tagasi minna veel. Ja ütlesin kõigile, et jah, 6 kuu pärast ma olen tagasi. Nii, ja mis sa seal siis, kus osariigis sa maandusid ja kus sa üldse nagu pihta hakkasid, et... Selles mõttes sellega ongi nüüd selline lugu, et ma maandusingi Brisbane'is. Ma maandusin Brisbane'is või Gold Coastil. M-kumb, igal juhul, need on väga lähestikku. Maandusin seal ja siis mina olin üks õnnelik, kes oli juba enne uurimustöö teinud, mul oli töökoht olemas. Nii ma vist 2 nädalat puhkasin ja siis ma läksin ühte farmi kohe, kuhu ma läksin hobustega tegelema. Ma olen alati ratsutanud alates 10. eluaastast hobikorras, aga seal oli mul töökoht olemas. Ja mõtlesin ka, et ma siis olengi paar kuud seal. See töökoht algselt oli Sunny Coastil, Sunshine Coastil, Brisbane'i külje all või lähedal. Ja siis me kolisime 6 aega hiljem kogu selle farmi Bundabergi, mis on selline suur väikelinn Austraalia mõttes ja selline farmilinn. Ja siis ma jäin sinna kuidagi lukku teraks aastaks. Hakkasin nende hobustega seal tegelema ja siis töökoht meeldis ja kuidagi elasin nii sisse sellesse elustiili ja kõigesse, et ja siis jäin jah, kuidagi aastaks sinna kohe. Et ma ei elanud, ma alguseselt elasin ühes nii-öelda sharehouse'is, mis need ei ole väga raske leida, aga natuke me peab otsima selles mõttes ikkagi.
aga minul vedas üks oli selle farmi lähedal, kuhu me kolisime. Mis asi on share house? Share house on siis praktiliselt selline, et tegelikkuses nad peavad olema sinna valitsuse poolt ka kinnitatud share houses, aga kõik teevad neid houses, majaomanikud. Ehk siis selles majas elab reeglina vähemalt üks backer ühes toas ja see on väga luksus, sellepärast et need backerite hotellid sama raha eest magavad hotellis toas, kus on 18 matsi. Nii et ma olin väga õnnelik sellega, ma sain oma vannitoaga magamistoa kuskil mingis vanemas majas küll, aga see oli minu tuba ja minu privaatsus ikkagi. Ja siis hiljem ma rentsin oma rida elamuboksi linnas, nagu see oli vist umbes, ma olen äkki 6 kuud hiljem. Ma mõtlengi, et sa olid pangas tööl ja sul oli siuke hobuse kasvatamise või hobuse pidamise huvi ja siis sa leidsid niisuguse nagu töö, mis tegelikult on siis sinu selline hobi ja kirg on ja ma arvan, et sellepärast ma jäingi sinna Bundabergi nii kauaks, sest mulle meeldis mu töö tegelikult, et see ei olnudki nagu töö, vaid ta oli mõlemad koos. Et muidu ma arvan, et kui ma oleksin teinud lihtsalt ma farmipäevad ära, siis ma oleksin uut farmi otsima läinud ikkagi, et mis see algne plaan nagu mul ka oli siis tegelikult, et 6 kuud tööd teha ja siis reisima minna, et ma plaanisin minna veel Lõuna-Ameerikasse ja igal pool Aasias veel reisida ja Aasias ma käisin küll hiljem Balil, aga jah, mujale ma edasi ei olnud. Aga kuidas sa selle töökoha leidsid, et okei, sul on nagu hobuste vastu huvi küll, aga kuidas sa kandideerisid või kuidas sa selle ajasid välja? Mul üks sõbrant töötas seal ennem ja tema oli juba olnud Austraalias minu arust vist aasta või 2 isegi. Ja tema töötas seal ja ta kuna tahtis ära tulla just sellele, siis mina planeerisin oma lennud niimoodi, et me tegime vahetust ja mina läksin ja tema vist läks 2 päeva või 3 päeva minema. Selles mõttes on eestlastel nagu võrdlemisi lihtsam, et Austraalias sa leiad mõne tuttav eestlase tõenäoliselt, kindlasti. Kui sul vähegi tutvusringkond on. Kusjuures need, kes minul eestlased praegu Austraalias on tuttavad, me käisime kõik Ameerikas sama programmi kohta. No võtta. Ja me saime seal uuesti kokku ja ma teadsin ainult neid sellepärast, et ma tollel ajal töötasin selles programmis, vaata sinuga koos. Et ma teadsin nimesid ja kui keegi vist ütles, me olime Bundabergis ja siis mul vend oli ka sellel ajal seal ja vend ütles, et sellised inimesed tulevad, et mõtlesin, et nimi on nii tutta ja siis ma guugeldasin kohe näo järgi, teadsin ära, et olid ka Ameerikas käinud. Et me juba teadsime Ameerika ajast, et samad seiklusimulised hinged ja nemad on ka ikka veel Austraalias. No võt, et ja üks asi veel, mis on võib-olla eestlaste puhul nagu lihtne, loodame, et see ei muutu, on see, et eestlased nagu teatakse kui töökat rahvast, et kui sa kuskile seal kandideerid, siis sa ütled, et sa oled Eestist, siis on nagu mingi kvaliteedimärk kohe. Ja kindlasti kohe, sest mul on üks nendest samadest sõbrantsidest oli väga pikalt ühes farmis nii-öelda nagu supervisor, kes siis palkas inimesi ja ütles, et eestlased võttis praktiliselt iga kell tööle, aga teatud teised rahvused, kes ta oli kohe ei, et ta isegi hakka proovima. Nad peavad umbes päeva või 2 vastu, aga eestlastel on väga hea töömaine siiamaani veel reeglina enamustes kohtades. Tollal muidugi töömahust ja mis sa tegema pead ja mis kellegi ootused on, aga eestlase töömoraal on seal, et on olemas, et ei ole sellised nagu mõned teised laisemad rahvused. Ei hakka nimest nimetama. Aga sinu sellest stoorist edasi rääkides, et kui sa nüüd said seal hobuse farmis siis oldud, et mis edasi tegid? Siis ma üks päev pakkisin oma asjad kokku, ostsin auto vist natukene ennem juba, autot on kindlasti vaja Austraalias ja sõitsin Brisbane'i, me olime varem käinud juba Brissis päris palju nädalavahetusteks ja niimoodi ja siis ma otsin sealt ka ajutise elamise sain kõigepealt ühe toa ja siis leidsin püsiva elamise täiesti Brisbane'i kesklinnas, ka eestlaste juures. Leidsin kuulutuse kuskilt grupist ja siis tuli välja, et nad on eestlased. Ja siis ma elasin nendega koos seal korteris täiesti Brisbane'i jõe ääres, ma arvan, et äkki mingi pool aastat, midagi sellist. Ja siis sealt hakkasid jälle kontaktid argnema, et kui oled juba kohale kolinud ja töökohale või elukoha leidnud ja jälle eestlaste kaudu tuleb palju kontakte, et sealt ma sain järgmised kontaktid, kellega siis Brisbane'i külje all hakata hobuseid treenima ja müüma neid. Et ka ühe eestlase kaudu, kes seal teadis kedagi juba. Ja siis samamoodi see, kelle juurde ma kolisin, tema tegi koristust, oli teinud juba paar aastat. Ja siis tema kaudu ma hakkasin koristust tegema Brisbane'is, mis on ka väga-väga hästi makstud töö praegusel hetkel seal. Okei, see on juba nagu selline natuke tüüpilisem see töö otsimine, et kui eestlane läheb ja tal võib-olla ei ole sellist
noh, tugevat hobi, millega ta saaks kohe nagu eristuda, et ta ei ole mingisugune surfar või ma ei tea, mingisugune tugev fotograaf või midagi sellist, ta lihtsalt tahaks minna ja teha midagi, et siis kuidas see nagu töö otsimine seal Austraalias üldse käib, et mis on teistmoodi kui Eestis? Tead, ma arvan, et see on erinev igal pool tegelikult, et ei saa nagu öelda midagi sarnased või erinevused, pead lihtsalt väga hakkaja olema. Et kui mina läksin Austraalias, siis öeldi pigem, et alati helista, et ära saada e-maile ja et helista ja käi nii-öelda pinda, et sa oled väga huviline. Ja tegelikult see mingil määral toimub tänaseni veel. Et kui ma olen paaris kohas töötanud, ühes firmas töötasin, nemad võtsid ka pigem kogemuseta inimesega, kes näitas huvi üles väga palju, helistas mitu korda pärast intervjuud veel. Ütles, et tead, ma ikka tahaks väga tulla ja mind väga huvitas see koht ja nad pigem valisid sellise, kes väga-väga oli huvitatud töökohast, kui see, kellel oli mingi mega pikk nimekiri mingit sobivatest töökogemustest. Et see tegelikult, jah, see pead olema väga aktiivne lihtsalt. Aga see vist käib igal pool tegelikult ka, et ega ei ole nii, et sa oled, tegelikult Eestis ma isegi ei tea, kuidas nüüd täna on, aga et saada võib-olla CV ja siin otsitakse rohkem vaata sellist kraadidega spetsialisti, oleneb, mis koha peale kandideerid muidugi. Aga Austraalias on tegelikult tööle leidmine väga lihtne, kui sul on natukenegi tahtmist. Sest kui minu pilt on alati saanud, et Eestis on hästi palju spetsialiste vaja, rohkem pigem, seal on vaja just lihttöölisi. Ja lihttööliste palk on kordades parem kui siin Eestis. Et näiteks see koristus tänase päeval, ma ei tea, palju Eestis koristajad saavad, aga Aussiis sa saad $50-60 tunnis täna. See on eurodes umbes 40 eurot umbes tunnis. 5, midagi sellist. Oleneb, kas sa töötad ise endale või mõne firma ala, muidugi kui sa mõne firma ala lähed, aga siis saad natukene vähem, aga praegu vist on standard ikkagi 35, isegi kui sa töötad kellegi heaks. Et kui mina alustan, siis oli kellegi all töötades oli umbes 20 ja endale 25-30. Et see nüüd on aastatega tõusnud cirka sinna, ma arvan, et keskmine on 50, kui sa teed endale 50-60 ja firma alt on, ma arvan, et äkki 35-40. Ma arvan, et mis on veel nagu üsna teistmoodi võrreldes Eestiga on, et Aussis on tööjõu vahendusbürood. Jah, neid on väga palju. Eestis ei saa nagu sellest väga ju aru, et mis asi see veel on, et sa kandideerid, võtad CV online'i lahti või CV-keskuse või mis need on ja siis lähed firmasse intervjuule ja siis räägid seal personalijuhiga või kellega iganes ja siis saad tööle või ei saa tööle, oleneb, kuidas sul läheb. Aga seal on niimoodi, et sul ongi tööjõuvahendusbüroo, kes siis pakub tööjõudu sellele ettevõttele, kellel seda vaja on, ehk nemad siis ajavad. Minu meelest Eestis on see IT-firmade puhul mõnikord niimoodi, et sul ongi nagu selline nii-öelda värbamisagentuur seal vahel. Jah, just, ja neid on hästi palju, sest mu enda elukaaslane sai ka oma praeguse töökoha algselt värbamisbüroo kaudu üldse. Et saadake oma CV ja nemad praegused otsivad sulle selle töökoha siis, et millele sina sobilik oleksid. Et ja tegelikult siis nad võtavad sind siis enda alla tööle ja siis makstakse palk neile, maksavad sulle. Et oleneb muidugi, millise büroo alla sa lähed, aga see on ka, tasub kindlasti seda proovida alati, sest seal on jälle hästi palju töökohti on. Kui ükskõik mis valdkonnast võtad töökohtade listi lahti, kogu aeg pakutakse midagi kuskilgi, igas osariigis, igas linnas, igas valdkonnas. Kuidas see pärast koroonat, ma tean, et kõigepealt oli muidugi ju aeti kõik koju, siis oli seal nii-öelda piirid kinni ja nii edasi ja siis tekkis ju suur tööjõupuudus, et nüüd vist on see kõige suurem puudus. Kuule, minu arust siiamaani, kas farmid siiamaani võtavad väga-väga eelisjärjekorras pigem backereid? Alati on võtnud, sest kohalikel ei ole väga seda huvi ja püsivust teha farmitööd. Backerid on alati olnud väga-väga selline tugev tööjõud nende jaoks. Et paljud farmid pandi kinni koroona ajal üldse sellepärast, et neil ei olnud tööjõudu. Et isegi see, kus mul üks sõbrants töötas maasikafarmis, minu arust need korjasid erinevad marju, ütles, et kui neil muidu oli circa 100 backerit põllu peal, siis nüüd koroona ajal oli võib-olla 20. Et lihtsalt põllud läksid lihtsalt halvaks, marjad ja see nii-öelda, mis iganes nad seal siis kasvatasid, kõik läks halvaks. Aga praegu on nagu ikkagi jälle lihtne või ikka veel lihtne tööle saada? Ja. Et pead lihtsalt vaatama, kus osariigis on mis hooaeg, et igas osariigis ja igal aastal on erinev hooaeg teatud asjade kasvatamiseks. Et minu arust ongi sellised Eesti suvi siis nii-öelda on Austraalia talv, tagurpidi on siis ja ütleme, et alates sealt, ma arvan, et veebruar-märts on see, kus hakatakse asjale korjama,
ja noh, talvekuudel siis on üsna selline noh, korjamise poole pealt seisak, aga on jälle teisi, kes käivad kuskil cotton farmis või solar farm on ka tekkinud viimastel aastatel, mis on väga tasuv töökoht. Et ja nad võtavad ka backereid ka suurtes kogustes. Räägi veel, et mis asi on solar farm? Tead, mina seal ise tööl käinud, aga praktiliselt, mida nad teevad, on nad vist panevad neid solari, neid patareise, paneele üles, päiksepaneele, solarid, päiksepaneele üles, ma ei oska eesti keeles rääkida enam. Panevad päiksepaneele nende põldude peale üles ja minu arust, seal on mõttes pikad tööpäevad, nagu ma olen saanud. Mul on paar väga head sõpra töötasid seal, et ikka sellised 12-tunnised päevad, aga siis mingi aja tagant nad vist saavad mingi nädala vabaks äkki või midagi sellist. Et nad on pikad päevad, aga see tasub väga hästi ära, sest tulevad ületunnid kõik mängu ja raha on väga hea, nii palju kui ma olen kuulnud oma tuttavatelt, sest see on üks koht, kuhu kõik tahavad minna. Ja tundub nagu, et ei ole vist väga raske neile saada ka, et oleneb kontaktist, vaata ju palju sa enne uurimustööd teed, et kelle käest küsida, kes on töötanud, et sest sinna niimoodi saab soovitada ka, aga see on teatud hooajad, sa pead niimoodi minema, et sa saadad CV ja sa oled kohe valmis minema. Et seda CV-d ei ole mõtet Eestis saata. Jõuad kohale, teed kõik oma TFN-id ja kõik igasugused võimalikud tiketid ära selle jaoks. Ja kui sul kõik on olemas, siis otsid nad välja ja saadad CV-d ja helistad. Sellepärast, et nad praktiliselt võtavad üle päeva tööle. Et nad võtavad kogu aeg tööle inimesi. Ja sa pead olema nüüd kohe homme valmis lendama kuskile linna, et seal siis tööd alustada. Mis on nagu niisugused tööd, mida sa soovitad, kui keegi tahab minna, oleneb muidugi vanusest ja töökogemusest, on ju, mis sul on, aga sa mõtled, et paneksid Eestist minema ja prooviks Austraalias õnne. Et kuidas sina nagu arvad, et tänasel päeval võiks see plaan nagu välja näha, et mida see inimene seal, kuhu ta võiks kandideerida või kuhu ta võiks need CV-sid täita või mis niisugune hea strateegia võiks olla? Kui ma ise täna nüüd uuesti läheksin niimoodi, et mul ei ole töökohta, ma arvan, et ma kindlasti kontakteeruksin sealt eestlased Austraalias grupist teiste eestlastega, et ei tasu kohe minna ja kuskile hotelli ennast kirja panna või nii-öelda tuba võtta või hostelisse, et pigem otsida teisi eestlasi, kelle juures siis kas saad olla päeva 2 või isegi kui peab maksma selle toa eest, siis saad odavamalt ikkagi, sest backerid ja hostelid on väga kallid, et sa tahad võimalikult palju endal alguses raha taskusse jätta. Siis, sest tegelikult need esimestel nädalatel, kui su töökohta pole veel, sa pead kõik TFN-i ja neid tiketid asju tegema, et oleneb, mis su plaan on, siis see on juba see aeg, kus sa tegelikult, see on see nii-öelda see aken, kus natukene ringi vaadata töö vaatamise kõrvalt. Sest kohe sind tööle ei võeta, kui sul ei ole TFN-i, et sa pead kohe olema, kui kohale jõuad, hakkad neid pabereid kõik kordama. Et ma arvan, ma vist otsikski äkki kontakte teistelt eestlastelt, kus elada, või isegi ka Facebooki kaudu nüüd on ju marketplace'is ja igal pool ju räägitakse ja jagatakse tubade, et kus saab tuba rentida. Et võimalikult palju endale algselt raha taskusse jätta, et ära hakka minema kuskile, et ma ei läheks kuskile hostelisse kindlasti. Et otsiksin odava elukoha kõigepealt, kus olla ajutiselt, siis teeks ka oma pabereid korda kiiresti. Pead ja selleks peab kindlasti tegema uurimust ära, et sa hakka seda koha peal nuputama, mida mul nüüd vaja on. Et siis lähed sinna kohale, teed pangad need maksunumbrid ära endale ja siis ma arvan, et ma vist ennast tundes, nii palju kui ma tean, mismoodi ma ise seda läheksin, kindlasti ma saadaksin CV-s ja helistaksin ja teistelt eestlasteks üritaks saada kontakte, et kõik võimalikud kanalid, et ära jää nagu ühe külge nii-öelda istuma, et olen kuulnud, et ainult helista, et kindlasti saada ikkagi CV-sid ka. Et ma arvan, ma vist tulistaks igasse kanalisse ka täiega. Et muidugi ja kindlasti, mida ma soovitan, et mitte kolida linna, algselt oleneb, mis plaanid on muidugi, aga isegi ennatlikult mõelda, et mina olen ka üks, kes mõtleb, ma olen 6 kuuks, vaata, et lähen nüüd elan linnas kuskil. Aga paratamatu on see, et sul on farmipäevad vaja ära teha ikkagi, kui sa tahad kauemaks jääda. Et ära jää kuskile linna elama, et mine tee kusagil kohe oma farmipäevad ära. Sest paljud teevad selle vea ka, et nad lähevad linna, saavad hea töökoha, või nii-öelda hea, et sul meeldib elustiil ja kõik, sest kes ei tahaks siis linnas olla ja noor ja pidutseda ja uusi kontakte luua, et parem kindlasti farm ära teha kohe, sest kui sa oled juba seda linna elu ja melu saanud tunda, siis sa ei taha ära minna enam. See saab väga raske kontrast olema. Et sest ma ei saa öelda, et minu jaoks, ma olen ise olnud väga töökas, et ma ei saa öelda, et farmitöö nüüd nii konti murdvat raske oli, et muidugi ta on füüsiline töö ju ikkagi, et seda ma absoluutselt ei ütle, et see ei ole nii, aga ta on lihtsalt teist sorti töö, et kui sa oled olnud selline
piltlikult öeldes linnavurle, et nüüd töötad kuskil baari, siis sa pead minema farmi tööle järsku, siis on see ikka küll pauk labidega vastu pead konkreetselt. Et parem teha see raske töö ära kohe. Kas sa tahad siis jääda kaomeks või mitte, et muidugi, kui sul on kindlad mingid kohustused Eestis, mis sind ootavad, et sa tead, et tuled 100% tagasi, siis tee otsi, mis tööd sa tahad. Mis farmi tööd sina tegid? No algselt ma pidin tegelikult ju, ma tegin seda hobustega alguses ja siis ma pidin mingil hetkel hakkama seal, tegelikult ma proovisin ka korjamist, arbuuside korjamist. Ja see farm neil tegelikult oli ka, nad vist korjasid veel paprikaid, zucchini ja vist suvikõrvitsa. Vist ongi, jah. Suvikõrvitsaid, nemad vist maasikad ei korjanud. Neid selliseid paprikalisi ja arbuuse asju. Ja ma mõned korrad proovisin. Et tõstsid mõned korrad arbuusi ja siis mõtlesid, ei. Ei, no ma läksin lihtsalt huvi pärast proovima, aga no need olid... Aga sina siis kvalifitseerusidki selle hobuse kasvatusega või nagu hobuse... No me olime selle Cropsy farmi all tööl, kuna seal see talliomanik oli selle farmi omanik ka, nii et me olime kõik selle farmi all tööl. Nii-öelda siis me käisime iga aega, tegime mõlemal pool natuke, et kas me siis pakkisime, tomateid nad vist kasvatasid ka, siis ma paar korda pakkisin tomateid ka seal. Üksikud korrad, aga selle poolest linnuke on kirjas, et ma olen olnud farmis. Ja sest seda Austraalia asja ma olen ikka, peamine asi, mis me tegime, oli ikkagi see Ameerikaga ussi asja ka ja seal on tulnud ette seda, et kes on kurtnud, et ei teinud esimese aasta jooksul seda, see ei pea olema otseselt nagu farmi töö, sa ei pea otseselt enam ei ole, jah. Korjama midagi. Ja. Et sa võid ka käiagi, olegi see solari, panedki üles või hooldad siis neid päikesepaneele, aga kes ei ole teinud seda ära, et siis nad hiljem on nii hädas, et need oleks tahtnud veel minna ussi või veel jääda selle sama viisaga, et seda viisat on kõige kergem saada põhimõtteliselt. Võti selle juures muideks on postiindeks. Nad võtavad farmitöid postiindeksi järgi. Näiteks Prissi äärelinnad on ka postiindeksi järgi farmitöödel. Nii et see, kus ma vahepeal elasin, näiteks nemad elavad Prissi kesklinnast vist ma arvan, et 35 minutit ja kui ma oleks tahtnud seal teha algselt oma farmipäevi hobustega, siis ma oleks saanud seda teha ja tegelikult ma oleks linnas elanud. Aga kuidas austraallane vaatab CV-d? Et kuidas seda CV-d võiks koostada? Et kunagi me mäletame, soovitasime, et pange kindlasti pilt CV peale, siis see ka nagu eristab, et tehk ilus pilt ja siis pange CV peale, naeretage ja nii edasi. Nüüd ma kuskilt, mäleta, kus ma seda kuulsin või sain mingit tagasisidet, et seda pilti enam ei olegi nagu viisakas panna, sellepärast, et kui sa oled, ma ei tea, kui sa oled ilus inimene, siis see on kuidagi diskrimineeriv, et sind võetakse... Ma tahtsin seda just öelda, et oleneb, mis nägu seal pildi peal on, et kui ilus see nägu on, et oleneb nüüd, kes seda pilti seal office'is vaatab, et kui kellegi tuleb kadedast peale, siis nad vaatavad, et selle me lükkame siia pakki alla. No, et ühesõnaga, tööandja kardab seda, et ta võttis tööle liiga ilus inimese ja kuidagi diskrimineeris sellega kedagi, ma ei tea. Tead, ma arvan, et see ei ole tööandja ise. Sellepärast, et enne, see, kus mina olin, ma olin ka üks nendest, kes neid siis välja valis. Et see ei ole tööandja ise, nemad ei vaata seda väga. Nad vaatavad, reeglina need, keda mina tean, firmaomanikke ja tööandjaid. Et nemad ei ole väga sellised, kes nüüd näo järgi vaataks, aga need töötajad, kes nende juures töötavad, on need, kes seda vaatavad vahel tihti peale. Okay. Et austraallane ja eestlane väga erinevad, et kui eestlane on üsnagi praktilise mõtlemisega, siis austraallane on ka, aga see on kuidagi teistmoodi selline, seal on palju ka muid emotsioone, mis mängivad rolli. Ühesõnaga, kui mina peaks täna ütlema, et kas panna pilt CV peale või mitte panna pilt CV peale, kui sa kas UK-s või Austraalias kandideerid kuhugi, siis ma vist muudaks oma seda arvamust ja ütleks, et ärge pange. Et nii veider, kui see ka ei ole. Jah, ma pigem soovitaks mitte panna. Huvitav. Ja teine asi, mis me kunagi rääkisime, et kui sul ei ole mingit farmitöö kogemust, et küll sa kuskil ikka midagi oled kõlanud, et mõtle see sinna välja ja pane nagu ikka midagi, et luuleta natukene, sest kõik valetavad. Tead, see nüüd mul paar tuttavat on just tulnud hiljuti ja nemad panid lihtsalt selle, millega nad tegelenud on.
ja noh, jällegi nii palju, kui ma tean, kes võtab neid farmitöölisi, nad ei oota tegelikult seda farmi kogemust, nad ju teavad, et tegelikult Euroopas sellist farmindust ei ole nagu Austraalias. Et pigem loeb see jällegi, kui hakkaja sa oled. Et pigem pane CV-sse, minu isiklik soovitus, ma arvan, oleks pigem see, et pane CV-sse see, mis sa teinud oled, ja siis kaaskirja kaasa, kas siis e-maili endast, ma isegi hakka eraldi faili tegema, lihtsalt e-maili endast kirjuta, ütle, et olen jah, töötanud sellistel kohtadel, aga et olen, kes ma inimesena olen, vaata, et ma olen väga vastupidav, ma talun stressi hästi ja minu jaoks pikad töötunnid ei ole üldse raske füüsiline töö, et pigem nagu kirjuta kaasa oma enda sõnadega, et olen selline jube hakkaja eestlane, kuskilt tulin Saaremaalt näiteks et ja mulle väga välitöö meeldib või mis iganes, olen hea meelega uues ja töötan pikki tunde ja tahaks elu nautida ja seigelda ja nii edasi, et uusi tutvusi luua ja et just selle tööle siis nii-öelda kohaseid märksõnu lisa sinna e-maili või kaaskirja. Et ma arvan, et eraldi kaaskirja vist, ma ei tea, võidi kirjutada ühe valmis, aga paljud seda viitsivad lugeda, see on rohkem küsimus, et pigem nad loevad läbi selle e-maili, millega sa selle CV saadad. Või siis näiteks on Austraalias on Seek ja Indeed vist on ka need portaalid, kus saad ise otsida, et sinna ka saad panna vist selle nii-öelda kirja kaasa, et nad loevad siis sealt. Et ma arvan, et jah, pigem vabas vormis selline lühike jutt kaasa kirjutada. Aga üsna ikkagi tugev strateegia oleks see, et otsi endale hea see värbamisbüroo nii-öelda ja tegele nendega, et käi nendele seal pinde, et noh, kas ma ikkagi juba sain. Üks suurimaid võib-olla sellised õpetundi, mis mul kunagi oli see, et mul käis, ma ei tea, kas ma kogu seda lugu saan rääkida, aga põhimõtteliselt 2 noort kutti läksid Austraaliasse ja nemad tegidki siis niimoodi, et läksid hostelisse ja nad arvasid kuidagi, et nad saavad kohe tööle, et ja see oli Sydneys vist või kuskil ikkagi niisuguses kallis kohas, kus raha ikkagi põles ja neil raha ei olnud, et nüüd ma tänasel päeval ütlen ka, et kuulge, et see 5000 Audi, mis soovitatakse, et kui te tahate selle working holiday viisaga minna, et siis võiks teil ikkagi nagu laias laastus ikkagi enam-vähem olla. Või kindlasti jah, raha põleb nüüd igal pool. Jah, et keegi võiks teile siis vähemalt selle olla valmis laenama või kuidagi mingi krediitkaardiga või noh, et ei lähe nagu niimoodi sinna, et reaalselt sööte kuivikuid seal ja või ei söögi midagi ja siis otsite seda tööd seal ja siis lubatakse midagi, et pigem ikkagi varuge see raha endale. Ja teine asi, et tehke jah seda nagu eeltööd, mõelge nagu natukene, et kuhu te lähete ja mis teie see plaan on, et päris nii, et lendate kohale ja siis kuidas ma siit lennujaamast nüüd sinna hostelisse saan ja selline asjad tundusid kõik nagu nii rasked. Ühesõnaga ma sain nende kuttide ema käest nii kurja kirja, et ta lubas mind ise isiklikult lennuki peale panna ja sinna appi saata neile, et oma raha eest, et ma läheks ja aitaks neid seal, aga ma ütlesin, et ma ei saa nagu seda päris teha, aga no eks ma loodan, et neil läheb või läks hästi ja minu teada nad jäid ikkagi lõpuks sinna, et nad said nagu ikkagi need asjad nagu jonksu, aga see on niisugune elu õppetund, et kui sa sealt läbi tuled, siis oled edaspidi tugevam. Jah, ja tead, ma olen ka näinud vist mõned kirjad kuskil Facebooki nendel eestlased Austraalias lehe näiteks või kuskil või kommentaarides isegi, et noh, lapsevanemad ikka muretseme, me oleme ise ka lapsevanemad, aga päeva lõpuks ikkagi see noor, kes sinna läheb, on juba ise täiskasvanu. Et kui sa seal ise hakkama ei saa, siis keegi teine sinu eest seda ka teha ei saa. Et muidugi lapsevanemad ikka muretsevad aga kes iganes sinna lähevad, tegelikult ju pead arvestama sellega, sa oled täiesti teise maailma otsa. Vesi keerleb ka kraanikausist teistpidi jälle, seda teisel pool maakera. Et sa ei saa niimoodi minna, et sa ei mõtle neid asju läbi, sest see ei ole niisama, et ma ei tea, kas ma lähen täna nüüd Pärnu randa või lähen Saaremaa randa. Et lapsevanemad natukene peavad ohjad käest ära andma, nii raske kui see juba ole, ma kindlasti olen ise üks neist ka üks päev, kes ei taha ohja käest ära anda, aga see noor peab ise hakkama saama. Sest see on selline elukogemus, mida kuskilt osta ei saa selles mõttes. Ja kui sa oled selle valiku teinud, et sa lähed, siis need on asjad, mille peale sa pead lihtsalt mõtlema. Sa oled nüüd täiskasvanud. Et sest noh, ja Austraalia on, ma pean täna ütlema tegelikult, et Eesti ja Austraalia elukallidus väga väike vahe on seal. Eestis on asjad nii kalliks läinud.
et kindlasti, nagu sa ütlesid, see raha, mis soovitatakse kaasa võtta iga see sent kaasa tegelikult, kui sul on vähegi võimalik. Et kui sa oled väga hakkaja, siis sul ei ole seda võib-olla vaja, väga hästi, istub sul kontol kuskil, aga pigem varuga, et võtta rohkem pigem kaasa kui vähem, sellepärast, et näiteks ka ma ei tea, kui palju need hostelid olla võivad, ma arvan, et tööhostelid täna võivad olla juba mingi $250–300 nädalas selle koha eest ja sa magad naris kuskil ja siis, aga see on juba nädalas, et kui sa mõtled kuu aega, see on juba ju $1200, circa vist mingi 700–800 eurot juba ära kuu aega, et see on ainult majutuse peale. Ja sama, kui sa otsid toa kuskilt, ja siis tuba, ma arvan, et keskmine Prissis täna on vist $250 nädalas, et see on ainult rent, nii et paned sinna söök juurde, kui sul on vaja auto osta endale, et need kulud, nagu selles mõttes, et asjad ikkagi on kallid. Ma ei saa öelda, et nad palju kallimad nagu siin, selles mõttes, et muidugi renti need on natuke teises võtmes, aga Aussis saab palka ka iga paari nädala tagant, siin siis kord kuus ju. Ja just lihtsama töö eest sa saad paremat palka seal kui siin. Väga palju paremat palka. Ja sellepärast ma ütlesingi, et kellel on vähegi hakkamist tegelikult, et kindlasti on ka neid, kes nüüd kuskil on seal Facebookis vaatavad pärast loevad seda, kuulavad seda podcasti ja mõtlevad, mis käedi juttu see turg nüüd suust välja jääb, et nii raske on tegelikult. Aga ma ei ütle, et see lihtne on absoluutselt, see on sama raske kui see Eestis töö otsimine ju. Ega Eestis ka ju ei ole nii, et täna saadad CV ja homme saad tööle. Mitte kuskil ei ole niimoodi. Et sa pead ikkagi tegema tööd samamoodi nagu kusagil mujal. Ja see on selline asi, et sa nagu alustad uut elu jälle nullist, eks ole. Sa alustad täiesti uut elu tegelikult ju. Sul ei ole autot, sul ei ole elukohta, sul ei ole tööd, sul on ainult see raha taskus, mis sa endaga kaasa võtad. Sa ei tea mitte kedagi selles riigis ja see riik on ju kui palju suurem. Ja et see nii-öelda by all means ei ole lihtne selles mõttes. Aga samas ma ei saa öelda, et see raske on, et kui sa sinna lähed, sa pead olema ikka piisavalt seiklusimuline, et seda kogemust nautida tegelikult. Et ei saa nüüd nutta sellepärast, et see raske on, sest keegi pole kunagi on, et see saab kerge olema. Lihtsalt võtta maksimumi sellest, mis seda tegema pead. Ennem rääkisime ka, kui me selle kaamera filmima panime, et ma eile just kuulsin raadiost siuksest huvitavast liigist nagu neet, kes ei ole siis rokkar, kellel on needid igal pool kuskil nahktagi küljes, vaid need on non-employed, not involved in employment or education ja mingi sükene liik noori, kes siis ei tee mitte midagi, istuvad kodus, tööle käi, koolis käi, autokoolis käi, ei käi koolis. Ja siis ema oli seal kirjutanud, et mis ma teen, 20 mitmeaastane tüüp istub siin kodus päevad läbi ja siis nad vist minu meelest nad tegid mingi siukse nagu niisuguse lavastatud mingisuguse tüübiga, kes helistas sinna ja rääkis, et hommikul ärkan üles ja hakkan tegutsema ja eks kodu peab ka keegi hoidma ja ema on tööl ja ma siis hoian kodu siin päev läbi. Minu nagu mõte on see, et jumala eest, et on ka mul endal olnud perioode, kus ei taha voodist tõusta ja on olnud raskeid aega küll ja aga kui sa oled nagu noor ja kurat, me elame ühe korra, et teine podcast, mis ma ka just kuulasin, oli see, et kus räägiti sellest, et mina olen nüüd saan varsti 40 ja kui mul läheb kõik hästi, kui ma lähen rohelise tulega üle tee, kui ma ei ületa autoga kiirust, kui ma ei söö väga ebatervislikult ja mul on nagu õnne, siis heal juhul on mul 40 suve veel või 40 jõule veel 40 tükki, siis mul on 80 ja siis tõenäoliselt enam neid ei ole. Et tasub nagu võtta seda selles mõttes tõsiselt, et me elame ainult ühe korra. Ja kui sulle nagu meeldib seal kodus olla ja mingit Netflixi vaadata ja mingit telefoni scrollida, nii, siis on see tore, aga kui sa üks hetk avastad, et tegelikult ma ikkagi nagu raiskasin oma elu ära, et siis on nagu kurb ju. Tead, minul on ka viimasel ajal, ma ei saa, et viimasel ajal, aga mingil hetkel nagu tekkis see, kus ma hakkasin mõtlema, et palju ma olen juba elanud ja tegelikult palju ma olen teoreetiliselt jäänud on. Ja siis sa mõtled, et mis ma olen kõik selle aega saanud teha, mis ma olen juba elanud, et kui palju ma saan tegelikult veel teha, et minu jaoks ongi nüüd mikkust õhtuni toas olemine kuskil, et vaatad filme või nagu sa ütlesid, vahel ikka tahad, et sa oledki lihtsalt
ei tee mitte midagi, sul on vaja seda pausi korraks. Aga et sa igapäevaselt niimoodi istud ja sa ei tee oma eluga mitte midagi. Et meil on, ma olen emaga ikkagi rääkinud sellest vahel, et kui nemad olid noored, ei olnud sellist võimalust, et sa lähed, võtad oma seljakoti ja lihtsalt niisama lihtsalt lähedki ja reisid. Et kõik Euroopa on lahti, sa saad minna Austraaliasse, Uus-Meremaale, Kanadasse, igal poole reisida ja elada kusagil, õppima minna vahetusüliõpilaseks, et nii palju võimalusi on minna ja maailma näha. Et miks sa seda võimalust ei kasuta? Et see minna nädalaks kuskile Türki puhkama, väga tore, et kui sa siin töötad ja oled niimoodi, siis seda pausi on ka vaja, aga see ei ole see. Et kui sa saad ikkagi minna ja midagi reisimise poolest just nagu, et mina olen alati olnud väga reisiimuline, tahan näha ja elada endas keskkonnas, ma ei ole kunagi läinud niimoodi, ma vist ei olegi kusjuures kunagi käinud hotellipuhkusel. Niimoodi, et ma oleks kuurorti läinud kuskile ja istunud ja kokteile limpsanud. Ma ei ole mitte kunagi vist käinud niimoodi. See saab toredaks siis, kui sul on lapsed. Et nii kui enne ma kritiseerisin ja naersin neid inimesi. Ei, ma ei naera neid, aga nagu isegi praegu 2 väikse lapsega, nad on aastane ja 3-aastane, ma ikka mõtlen, et üks võtab ühe selga ja teine võtab teise ja lähme vaata. Et kas või niisama, et meil ei ole ju vaja, et me peaks kuskil hotellis olema, et organiseerime niimoodi, et me saame liikuma ja lähme ikkagi vaatame ringi, et ei ole niimoodi ekskursioonibussiga ei sõida ringi enam, et ikka vaataks ise. Et praegu mul on ka veel see ikkagi samasugune mõtlemine veel. Aga mul on lapsed natuke nooremad ka kui sinu omad, nii et see võib veel muutuda. Ma ütlengi, et eks see on, sa saad kahte moodi nagu seda maailma avastada, aga või mitut moodi isegi, aga see reisimise asi on alati see, et just praegu oli meil siin aastavahetus ja siis kõik võitsid nagu kokku, et mis sul siis eelmine aasta nagu toredat oli, kellegi tuttavaga rääkisime. Alati oli see, et esimene asi oli ikka see toredast asjadest oli see esimene asi, mis öelda oli reisimine. Või üks asi alati, mis tuli, et kus sai reisil käidud ja mis sai siis nagu nähtud, et mina käisin Lõuna-Aafrika Vabariigis näiteks ja ma ütlen, et sina käisid? Jah. Millal sa seal käisid? Detsembris. Ma ei saanud seal pruuniks. Ma tahtsin just öelda. Jah, kuidagi ma olen üsna blond, et ma ei julgenud väga seda päikest seal hirmsa hooga võtma hakata. Aga me käisimegi seal ühes pulmas ja ma ütlengi, et mis sa veel saad sellega, et sa reisid niimoodi, on see, et sa saad tuttavaid. Vaata, meie tänase selle jutu point lõpuks tulebki see, et tuttavad on toredad asjad. Et kui sa tahad tööle saada, siis otsid tutvusi ja nii edasi. Et näiteks ma arvan, me mõlemad saaksime minna kuskile Lätti Beti juurde, kes majutaks meid seal, ma olen käinud jumala paljudes kohtades niimoodi, et ongi mingi tuttav seal. Kas sa Hollandis käisid, kui me Kristeli juures käisime näiteks? Ma käisin Kristeliga külas, jah. Näiteks. Vaata, siis ongi nagu see, et sa saad seda selles mõttes nagu maailma avastada ja me käisime Lõuna-Aafrika Vabariigis niimoodi, et me nägime reaalselt, suhtlesime kohalike inimestega, kes seal nagu elavad ja on ja et sa näed hoopis nagu teise nurga alt seda, kui sa oled siuke turist ja vaatad siin on mingi muuseum ja siin on mingi kivi. Ja absoluutselt. Neid kahte ei saa võrrelda, et kui sa oled ikkagi selles kohalikus keskkonnas või kui oled turistina seal. Aga hotellipukuste juures ma olen ka vastanud, et on ikka päris hea lasta nagu rimlõdvaks, et keegi teeb sul süüa ja keegi koristab sul ära ka laua ja kui tuba koristatakse ja et saad nagu natukene puhata, et olla. Aga räägi mulle, mis sulle selle, kuidas sa nüüd tagasi vaatad, sa oled juba päris mitu head aastat seal Austraalias olnud, et meeldib sulle see riik või mis sulle Austraalia juures meeldib? Ma arvan, et meeldib palju asju, et tegelikult, sest nüüd ma arvan, et nüüd mul on natukene see vaatan Eestit ja Austraaliat natuke teistmoodi, kui on pere ja lapsed ja kodu on loodud nii-öelda, et aga Austraalia juures ma arvan, et mis mulle algselt ka meeldis väga, oli see, et seal on nii palju rohkem võimalusi, et elada mugavat elu tegelikult, et kui jällegi sama asi, et kui sul natukene tahtmist on, siis teha mingit lihttööd ja ma olen olnud alati ise tegelikult väga nagu ambitsioonikas ja plaanidega, et tahaks kaugele jõuda ja teha, et Austraalias teha mingit lihttööd ja saada väga head palka selle eest ja teed väga vähesed tunde. Et ma olen sellega olnud väga rahul, eriti laste kõrvalt näiteks, et see Austraalias on võimalusi meeletud, et mugavat elu elada. Väga-väga palju on võimalusi. Et see, ma arvan, et üks suur Austraalia pluss.
Inimesed on väga sellised toredad ja mul ema käis ka külas eelmise aasta lõpus just ja ütles ka, et ta kuni selle hetkeni, kuni ta Austraaliasse tuli, ta nagu ei saanud kunagi aru, millest ma rääkisin, et kui sa hakkad Eestile lähemale jõudma, siis ainult hakkab näod lähevad rohkem mossi. Ütles, et kui ta tagasi tuli, siis nad vist lendasid Singapuri ja siis Helsingisse ja siis siia. Ütles, et iga lennuga stjuardessid oli ainult rohkem mossis. et ta nagu kunagi ei saanud aru sellest, et kuidas see võimalik on, aga nüüd ta koges seda ise. Ja ütles, et ta tuli tagasi siia, et temal oli nii värskendav see, kuidas Austraalias on kõik tihtipeale võib-olla tundub nagu meie jaoks, sellise külma eestlase aeg pinna peal, eks ole, et kõik müüjad küsivad sul poes, et kuidas läheb, et aga lihtsalt see soojus on hästi selline värskendav, et inimesed on palju sõbralikumad ja ma ei saa öelda, et vastutulelikumad, aga kuidagi seda soojust on rohkem seal, mitte ilma poolest ainult, aga inimestelt ka. Keskmisele eestlased tunduvad nad väga soojad inimesed. Aga midagi häirib ka, et ma kujutan ette, et kui sa oled sükene soe inimene, aga siis nagu need lubadused võib-olla ei pea. Jah, vaata see ongi see, et see natuke nagu võib-olla tundub meile pinnapealne, et hästi palju on sellist nagu small talki ja võib-olla tihtipeale ka need ei jõuad nagu lubadusteni, need jutud ja plaanid, millest te nagu räägite, et kui ma ütlen siis eestlased, minu jaoks isikult tunduvad natukene siiramad ja sellised, et kui on ikkagi väga hea sõber, siis ta, kes on sinu jaoks sõber, on inimene, kellele sa alati loota. Et mitte, et nad ei oleks sellised, aga eestlastega on nagu need sidemed natuke nagu sügavamad või need tunded ja sidemed kõik, et aga Austraalias on hästi palju on selliseid, lihtne on luua sellist suurt networki või nii-öelda ringkonda inimesi, kellega suhelda igapäevast, et kõik on nagu sõbrad. Et eestlasele pigem on tavaliks nagu see, et sul on teatud väike grupp sõpru, kellega sa nagu teed asju koos, et need on sinu tõsised sõbrad. Et ma arvan, et jah, see pinnapealsus on võib-olla see, aga backerile, kes läheb, on see ju suur pluss selles mõttes, et sul on nii lihtne luua kontakti igal pool, kõik aitavad igal pool kogu aeg. Et ei ole see küsimus, et lihtsalt näiteks mul on praegu sugulane oma sõbraga elavad meie juures, meie majas, kuni me ära oleme Eestis, et vaatavad maja järgi ja söödavad koeri ja niidavad muru ja siis naabrid olid ka nii mures, et issand, et kuidas nad tulid kahekesi nüüd Eestist ära ja jõuludeks ja aastavahetuseks, et nad tahavad tulla meile jõule pidama nagu. Et nad ei olnud kunagi neid poisse näinudki varem ja ütlesid, et absoluutselt, et mõtlesin, aga küsi, et eks nad ikka tulevad, kui neil ei ole juba plaane tehtud, et nad olid ka hästi kohe nagu sellised, tulge vaata. Et saate ka nii-öelda pere keskele või kuskil nagu koos viibida kellegi koos. Et sellised austraalised sellised ongi, et nad on nagu selles mõttes nagu hästi abivalmid, et kellelegi, kes siit läheb, et nende jaoks on see nii suur asi etapp, et kuidas sa niimoodi võtsid nüüd seljakoti ja tulid pere juurest ära, et kas sa ei igatse pere ja kõik, et nad on nagu sellised, räägin soojad inimesed, et soojust õhkavad. Ja sa ütlesid sulle see okei, aga räägime veel ühest asjast veel enne seda, et mis ma nagu tahan öelda selle lubaduste ja selle kohta, et võib-olla siit tuleb ka koorub üks asi välja, et mis võib olla ohtlik nagu eestlase jaoks, kes läheb sinna tööd otsima, et ta võib, ühesõnaga eestlane võib tõlgendada seda, kui talle öeldakse, et ja, mul on sulle tööd pakkuda küll, et lenda kohale, siis vaatame. Yeah. Lenda ühest Austraalia otsast teise, et see on mul on üks huvitav kaart, kus on näha, et kui suur tegelikult Austraalia on, sinna mahub rahulikult terve Euroopa sisse, veel Jaapan ja ma ei tea, mis riigid seal kõik olid nagu, et see on meeletu. Et kui sa lendad või sõidad autoga ühest Austraalia otsast teise, et siis seal öeldakse, et oot, tegelikult mul ikkagi nagu ei olnud, ma küll aga tegelikult ei ole. Jah, selliseid tühji lubadusi on väga palju. Ma olen kuulnud sellest ka varem, et on öeldud, et tule, et vaatame, et kuskil ikka lenda siia ja siis midagi ikka leiame. Ja siis tuleb välja, et ei leita, sellepärast, et sul ei ole tegelikult töökohta lubatud ja ta on mingid töölepingut pakutud ega midagi, et niimoodi ma ei soovitaks minna. Et kui sa ei ole just saanud kellegi tuttava eestlase kaudu, keda sa juba tead varem, et siis niimoodi ma ei tea, kas ma ise riskiks päris minna. Et selliseid apsakaid on olnud vist. On küll, ma tean seda, et see on jälle selline asi, mida sa pead nagu arvestama, et kui sa lähed reisile, siis sa sellest hetkest, kui sa sinna lennukile istud, siis sa asud seiklema. Ja sa pead arvestama sellega, et tekib ootamatusi ja sa pead neid asju hakkama nagu lahendama. Et siis sa pead nagu arvestama lihtsalt sellega,
et seal kipub, Aussi puhul kipub natuke seda lubaduste andmist olema kergelt ja sa pead nagu lihtsalt arvesse võtma seda, et sa ei saa nagu jääda kuskile nukrutsema ja vihastama kellegi peale, et lubati ju küll, aga need nüüd ei saanudki ja et see on okei, no nüüd on siis nii ja nüüd kuidas me edasi läheme, et sa pead nagu seda lahendust leidma. Sama ka tööintervjuudega ka tegelikult, et noh, ma enda käigus ma olen kedagi intervjueerinud töökohtade jaoks oma varasemates töökohtades või siis ise kandideerinud, et kui sa lähed intervjuule näiteks ja tundub, et läks juba hästi, ära jää selle peale istuma, selle töökoha otsa istuma see nüüd, et mulle sisetunne ütleb või nad ütles isegi mingi paar sõna, mis nagu tundus, et oli palju töötav, et kindlasti ära jää selle töökoha või selle lootuse otsa istuma, sellepärast et no ma arvan, et see protsent võiks olla, et 70% kordadest see ongi lihtsalt kõhutunne või ma ei tea, et tundus, et äkki läks nii hästi, sellepärast et jutt on neil jube hea ja nagu austraallastel ja nad oskavad väga hea jutuga rääkida kõik asju ja vahetihtipeale tundubki, et nad lubavad sulle rohkem kui see, mis tegelikkuses või reaalsuses juhtuma hakkab, et ja isegi mitte ei luba, vaid see pilt, mis nad on, see on nagu ma isegi kõlab kõik nii halvasti, aga lihtsalt väga valesti võib tõlgendada seda eestlase jaoks, et meie ei ole sellised ülevoolavad, vaata, et nemad on väga ülevoolavad meie jaoks. Ja algselt tunduvad need väga suured lootused ja lubadused ja mis kuskilt tulla võivad, et aga nad ei mõtle seda kuidagi halvasti, nad lihtsalt ongi selline, noh, kõik rahvused on erinevad, eks ole, et ei tasu jah kindlasti jääda lootma nendele sellistele olukordadele või sõnadele. Mis sulle veel Austraalia puhul meeldib? No eks ilm on kindlasti tore, oleneb, mis osariigis oled. Mina olen isiklikult väga rahul selle valikuga, kus mina jäin nüüd Queenslandi, sellepärast, et noh, ma olen käinud küll ainult Victorias ja noh, New South Walesis põhimõtteliselt jala pannud New South Walesi et ma olen kuidagi jäänud sinna Brisbane'i ja oma kõige sellega, mis ma olen üritanud ja proovinud ja teinud seal, et jäänud sinna kuidagi nagu paigale, aga mulle meeldib ilm, sest ilm on aastaringselt suvel läheb natuke liiga palavaks nüüdseks juba, alguses nautisin rohkem, aga nüüd juba on selline, kui pead igapäevast elu elama, noh, sul on koerad ja lapsed ja maja ja pead niitma muru 2 korda nädalas, siis see nagu tundub natuke palav, aga alguses see on väga mõnus selles mõttes oli, et ilm on hea seal kindlasti, et Queenslandis on aastaringselt soe, talvel noh, on meie selline soe kevad seal, no tegelikult öösel läheb külmaks ikka 5 kraadi kanti, aga aastaringselt see on nii talutav ilm tegelikult, allpool tuleb natuke lund ka minu arust, Sydney kandis ja on ikka külm, Melpsis on külm, ülealpool on vist jälle liiga soe. Seal Pertis sa ei ole käinud üldse siis? Ei, ja teine pool vist ongi, nii palju kui ma tean tuttavaid on Pertis ka olnud ja nemad on väga rahul, et ma tean Reilikat näiteks, et Havail käis kunagi, tema elab Pertis ikka veel. Et võib-olla ei mälesu arvu, et sa ei mäleta neid nägusid kõik enam. Et on ikka olnud jah, ma käisin üsna hiljuti ühes silma seda laseri asja ajasin ja siis tuli ka, et kuule, see nimi on tuttav mulle ja siis ma kogu aeg mõtlesin, siis ta küsis mu käest, et kuidas siis selle Hawaii asjaga läheb, et no, ma seda rohkem ei tea. Aga see on vaatagi nii tore, et oledki saanud nagu mingisuguseid tuttavaid ja sõpru igalt poolt, et see on kihvt. Et mulle tundub, et kui vaadata Austraaliat, siis see on nagu vahepeal selline see kuldne ilmastikuolu, et allpool on natuke liiga külm, ülepool on liiga kuum ja liiga palju elukaid, mis nüüd süüa tahavad. Et see on Aussi puhul nagu naljakas, et kes ei tea, et siis ma panen teil kaardi ka siia ette, et seal üleval, mis on ju ekvaatori pool, eks ole, kui te peate nagu teistpidi endale ette kujutama, et Eestis on nagu põhja poole läheb see, noh, Soome pool läheb ju külmemaks, eks ole, et seal läheb nagu jälle just põhja pool läheb palavaks ja allpool läheb jälle nagu natuke mõnusamaks see ilm, et me oleme kuidagi Taaviga, kellega me oleme teinud koolitusi, oleme soovitanud, et mingi Perti ja minu meelest praegu lähevad nagu eestlased enamjaolt sinna. Et kui ma loen mingisugused välismaised blogisid, siis minnakse Sydneysse päris palju. Ja mina ei ole kunagi töötanud ise siis neid working holiday viisaga, ma pole käinud Austraalias. Et nüüd enne koroonat me tahtsime tulla sulle külla sinna, aga siis hakkas see koroona pihta. Et me saime täpselt olla Sydneys, kui me siis saime olla seal mingi võib-olla nädala ja siis käisime Uus-Meremaal, selle me saime enam-vähem tehtud kõik ja siis tulime tagasi Sydneysse. Mulle Sydney väga meeldis, aga eks ta ole nagu kallis linn võrdlemisi.
Sydney on tänaseks on ta väga-väga kallis. Et pead nagu seal oskama elada, et kus sa ostad omale mingid söögid ja kus sa seal oled ja kus sa selle korteri saad ja Pert vist on jah, nii palju kui mina tean ka vist Perti on kõigile odavam lennata ka, Perti ja Darwinisse üleval, aga Pert, ta tundub olevat jah, selline nagu, ma arvan, et keskmiselt kõige parem koht, kuhu minna algselt, aga peab ka arvestama sellega, et Pert on väga nii-öelda eraldatud kogu ülejäänud Austraaliast, et see on ainukene suurlinn läänerannikul. Et sinna võib-olla odavam lennata, kui sa saad sealt edasi lennata mujale, siis need on ikkagi nii mõnedki $100, et sealt kuskile edasi minna, sest võidki muidugi autoga sõitma, mida paljud backerid teevad, aga see on meeletu sõit, mida ette võtta. Et kui sa selleks on valmis, siis see tundub päris jõhker. Ma ei ole ise seda teinud, me oleme mõelnud küll, et minna teha Austraalia tiir peale, aga pole ise teinud, et Pert on jah, vist seal on ka farmitööd ja igast erinevat töid ja asju. Ma nüüd koroona järgselt ei teagi, mis olukord seal on. Aga seal oli majutusega päris suured probleemid vahepeal, et isegi kohalikud ei leia majutust. Ja aga see oligi nüüd koroona järgselt, kuna kõik rendid ju läksid lakke. Aga töökoha pealt Perti pool on tööd alati olnud minu teada. Et aga lihtsalt jah, ainuke asi, mis ma ise näen, ma ei ole käinud seal, aga olen kuulnud, ma mõtlen see, et ta on ehk väga eraldatud. Et töökohti seal on, elu sa saad seal ilusti järje peale küll, kui seal jällegi hakkamist on, aga et mujal edasi minna, siis on sealt natuke raskem. Et nüüd natukene võib-olla $100-200 eurot juurde panna ja minna kohe teisele rannikule. Olen, mis sa teha tahad, vaata, kui kaua sa seal olla tahad, mis tööd sa teha tahad. Et kui sa tahad rohkem seigada natuke, siis ma arvan, ma isiklikult soovitaks pigem idarannikut. Ma arvan. Muidugi need, keda ma tean, kes on Perti läinud, on väga positiivsed. Ma ei tea kedagi, kes oleks öelnud, et neile ei meeldinud Pert. Ja meil on isegi endal ka kohalikke kolinud palju Perti. Nagu, mitte palju, aga mõned. Ja öelnud, et nad on nii rahul oma valikuga. Et see on nii mõnus. Ma ise pole käinud, aga kui mina nagu lööks nii-öelda mingisugused internetid ja videod ja asjad lahti, siis mulle meeldib ka see sinu kant seal kuidagi rohkem, ma ei tea miks, et tundub mulle niisugune sort of kind of Hawaii veits. On küll jah, kusjuures ja sellepärast, et seal on vist, võib-olla see on sellepärast ka, et seal on nagu kõigile midagi, et Brisbane on selline, ta on küll suurlinn, aga ta ei ole selline pisisuurlinn nagu Sydney näiteks on või Melbourne, et Brissis nagu on kõigile midagi, kui sa oled rohkem selline fancy Instagrami tšikk või kutt, siis sa tahad kindlasti minna Gold Coasti, kus on kõik sellised, kes pumpavad jooksis ja tasevad. Aeg, me käisime ju Sydneys Bondi Beachil. Seal olid ikka siuksed mehed, et mul oli nagu okei, et jah, sellised ma arvan, et võib Gold Coastist ka leida. Katan elukaaslasele silmi kinni, et vabas looduses siuksed isendeid ei liigu. See vist on nagu üks, ma nägin kuskil sotsiaalmeedias oli mingi videoga tehtud sellest, et mis on see nii-öelda visioon, et millised Austraalia mehed välja näevad ja siis tegelikult, kui sa lähed tavalisse Austraalia linna kuskile või elad tavalist Austraalia elus, tuleb see pikkade justega paugen välja, kes on ambud ära suitsetanud ja üle kõht on ees. Ja mitte kõik, et ei ole sellised, aga enam-vähem selline. Et seal on teatud piirkonnad ja linnad, kus on ikkagi ka nagu väga sellised ma kutsun neid vist sotsiaalmeedia inimesteks. Ei, Bondi Beachile me nägime reaalselt sükast olukorda, kus siis selles välijõusaalis see pumpamine seal käis ja siis pere vist oli, minu meelest oli ainult elukaaslane mehega või oli siis need laps ka seal. Ja siis see naine niimoodi vaatas ja siis mees pani kõrval nagu oli jumala kuri. Mis sa teed, Mine siis hakka ka treenima. Ja kusjuures need välijõusaale siis päris palju. Et kui sa tahad trenni teha ja eriti algselt paljud teevad ja siin ka ju trenni vaata. Et ei pea minema kuskile jõusaali ennast kirja panema või seda nii-öelda liikmetasu maksma. Mine kuskile õues ranna ääres või parkides on olemas jõusaalid tõesti. Selles mõttes Sydney mulle väga-väga meeldis, et seal oligi seda suurlinna vaibi, samas seal oli ka sellist just seda randa ja kõike, et seal saigi nagu seda trenni teha ja õudselt palju inimesed jooksevad õues, liiguvad õues, kõik on niisugused nagu tundus niisugused outdoors'i inimesed kõik, et jah, ma arvan, et ilm on ka lihtsalt see, mis lubab rohkem, et Brissis on natuke liiga palavis selleks, et keset päeva jooksma minna. Et seal läheb ikka kuumaks, et 30 kraadise kuumaga ei lähe jooksma ja see 30 kraad on ju hommikul kell 9, nii et 8 isegi.
suvisel ajal. Aga minu meelest sa hakkasid ju mingi hetkel ka seal mingi ettevõtlusega tegelema, sul oligi mingi niisugune mitte jõusaal, aga niisugune mingisugune jah, rullimasinate see stuudio, mul üks hea sõbrantsil, ta leidis selle idee kuskilt. Ka vist tollel hetkel lihtsalt oli ka selline hakkaja utsis erinevaid ideid, millega tegelema hakata. Ja siis ta leidis selle rullistuudio idee ja siis me saime nii hea diili korraga, et kutsus mind ka kampa ja saime sellelt firmalt Poolast nii hea diili, et koos seda alustada siis Austraalias. Ja minu arust Studio Figura vist oligi esimene ka, kes Austraalias üldse avas rullistuudio. Aga siis jah, või kuidagi, inimesed vaata see äri kellegi koos tegemine on nii raske, et sõpradega äri ajamine on ikka jube raske vahel, et lihtsalt erinevad visioonid ja erinev töömeetodid ja selline, inimesed on lihtsalt erinevad, meil nagu ei klappinud see, siis tema tegi seda edasi vist, ma arvan, et vist mina lõpetasin selle firmaga koos töötamisega, oli 2020 alguses. Nii et me vist ja koos tõmbasime ta käima ja siis nii palju, kui alustavad firmad saad käima tõmmata ja siis jah, siis ma aasta aega töötasingi Studio Figuraga seal Brisbane'is ja siis nemad läks siis edasi. Kui lihtne on teha Austraalias firmat või sa selleni otseselt ei jõudnud? Tegelikult nii, et Eesti mõistes OÜ avamiseks peaksid olema Austraalia resident, püsielanik siis. Aga kui sa lähed raamatupidaja kaudu tegema, sest meie ei olnud tollal hetkel keegi, meid oli 3 seal, me ei olnud keegi residendid, ma ei olnud permanent veel sellel hetkel. Aga raamatupidaja kuidagi saab teha vist selle nii-öelda mingi escrow firma sinna kõrvale või keha, et see, mis on Austraalia nii-öelda siis, ma isegi ei oska seda täpselt seletada sulle, kuidas see käib, et kui sa teed seda raamatupidaja kaudu, nemad maksavad kuskile mingid lisa riigilõive asju ja siis saad teha. Aga kui sa teed interneti kaudu lähed firmat registreerima, siis üks suvaline backer seda teha ei saa. Aga FIEks sa saad ennast registreerida ilma probleemideta. Ja see on palju lihtsam tegelikult. Sul ei ole tegelikult vaja firmat registreerida üldse. Kuni see ei ole juba nii suur, et sul on vaja teatud makse maksta ja et minu arust ma arvan, et FIE-na ma soovitaks igal juhul FIE-na teha algselt, ükskõik mis see idee siis ka pole. Ehk siis taotleda ABN. ABN number endale, jah. Et sole trader on see siis nii-öelda see FIE, kes ise endale töötab. Et sa palgale kedagi võtta, et sa saad muidugi teha teiste alltöövõtjatega koostööd, niimoodi teevad sulle siis arveid või et kes iganes siis tahab oma makse kuskil eraldi veel näidata. Aga minul on jah oma ABN olnud juba alates sellest, kui ma Brisbane'i kolisin, nii et 7 aastat siis. Et ühesõnaga, kui sa oled siuke ettevõtlik, siis lihtsalt löö jooksmaasse ja hakkab kasvama, et selles mõttes on Eesti turg on alati nii väike, et siin on nagu tänase päeva näiteks, kui keegi küsib, et mis oleks siis hea viis alustada näiteks ükskõik mis töö tegemist. No ma räägin, võtta korist teha. See võid olla kellegi niiduk. Lähed niidad muru inimestele, see on nii tavaline. Inimesed otsivad, et maksavad sulle $50-60, et tule niida mu hoovere. Ja annavad vahel isegi enda niiduki ka, et mul lihtsalt pole aega, ma ei taha teha seda. Et sul ongi vaja, ja nad tihtipeale maksavadki sularahas lihtsalt küll, aga et lihtsalt sul on nagu kõik see paberil olemas, et sul on ABN olemas lihtsalt ja saad ennast reklaamida, et mida sul selleks siis vaja on, et ostad endale, investeerid ühe niidukisse ja trimmeri ja nii-öelda kuttidele minna ja tööd otsida. Autot on ka vaja ja lähedki teed nii tore, kui raske see muru niitmine on siis keskmise maja, tavaline maja hoov on ja kuskil. Et niitmine või koristus samamoodi, et paljud ei tea, kust alustada. Võin öelda ausalt, et keskmine eestlane on nagu mingi superkoristaja Austraalias. Võrreldes kohalikega. Nagu iga kell teeb 10 korda parema töö, nii et minu osta endale mopp, tolmuimeja, paar pesuvahendit ja otsi lihtsalt väga, ma ei tea, kui palju Eestis on levinud, aga igal linnaosal on oma nii-öelda see community group Facebookis. Keegi kogu aeg otsib koristajat, et ma tahan, et keegi tuleks iga nädal või iga teine nädal või kord kuus või midagi. Et kui ma tegin koristust täiskohaga, ma oleks võinud teha, ma arvan, et kõige suuremad päevad mul oli 5-6 maja päevas, ma koristasin. Et ja nüüd tollel ajal nii hästi veel ei maksnud, aga ütleme keskmine praegu vabalt, täiesti vabalt sa võid päeval teenida $300-400 päevas. Et sa töötad ise endale. Jah, et eks ma usun, et Eestis sa saaksid ka koristajana tõenäoliselt
tööd, aga see vahe on selles, et palju sa teenid sellest. Just ongi, jah, et see palganumber täna koristajana Austraalias on ikka päris korralik, et sellest on saanud, et kui ta varem oli selline, noh, et ma ei tea, pigem inimesed, kellel oli natukene rohkem raha ja need, kes nagu said endale lubada seda, siis täna olenevad sellest, et hinnad on kõrgemaks läinud, täiesti keskmine austraallane laseb koristaja kord nädalas või kord 2 nädala tagant koju. Või vähemalt kord kuus. Et koristajaid oli meeletult vaja vahepeal, nii palju, kui ma kuulsin. Okei. Nüüd ja siiani on, sest mu naaber on ka koristaja, ta on täiesti upub töösse. Räägime veel sinust natukene, et sul on elukaaslane on ka austraallane, eks ole, et mis on veel erinevused, et mis eestlane peaks veel arvestama, et kuidas on austraallane teistmoodi või on mingid sellised nagu suuri asju, mis on sa tead, ma arvan, et üks sellega mul kohe praegu meelde. Üks suur asi, millega peab arvestama, on see, et Austraalia inglise keel ei ole inglise keel. Ja, see on see I might. Mina oskan seda teha, ma ei oska aktsente teha, ma ei tea, ma olen üritanud. Sa ei kujuta ette, kui kaua mul võttis alguses aega, et aru saada Austraalia inglise keelest. Ma praegu, me oleme Eestis nüüd ema ka ütles, et ta ei saa aru, mitte keegi ei saa aru, millest me räägime. Nad kuulavad, nad üritavad vestlusse kahtule, kui me just nagu otsa ei vaata neile, ei räägi inglise keeles. Et väga sellised aeglased, niimoodi vaatad sügavalt silmast, ütles, et ta ei saa aru. Et tema jaoks kuulata, mida Alex mulle räägib või me omavahel räägime, tal on täiesti, ta nagu ei hooma ära, mida Alex räägib. Sest see aktsent on nii kõva lihtsalt ja neil on omad mingid sõnad ka, et ma ei tea, üks sõna, mis ma algselt ei saanud üldse aru, see peretütar, kelle juures ma töötasin, tema rääkis midagi, et do you reckon ja mingi sellised sõnu kasutas, mõtlesin, mina mõtlen, guugeldan ka reckon ja just Laura käest küsin, et kuule, Laura kasutas ka sama sõna, ma mäletan nii mõned päev, ma julgin küsida ka, et mis asi see on, mida sa räägid? See tähendab nagu do you think või nagu täiesti lampi mingi sõna ära vahetad lihtsalt. Ja sellised on nii palju, et ma isegi ei oska sulle just nii palju neid näiteid tuua, aga neid on nii palju on sellised slängisõnu ja see hääldus kõik, et sa pead nagu arvestama sellega, et kui sa alguses tuled, et mul samamoodi sugulane ja tema sõber ka tulid nüüd ja nad siis vaatasid Alexele lollina otsa esimesed paar päeva, nad ei saanud mitte midagi aru. Aga samas ma arvan, et austraalsed saavad ka nagu aru, et sina ei saa aru, et see ei ole sükke asi, et sa mitte alati, kui me esimest korda Eestis käisime, Alexiga me käisime veel nagu Euroopas ka esimest Rootsist ja Tšehhis käisime, siis me läksime Tšehhis hotelli, seal oli hotellbookid nädalaks ja siis läksime sööma restorani ja siis Alex vaatas sellele nii-öelda hostile selle otsa, et table for two ja see vaatab mulle otsa, et English please. Ta ei saa nagu, tema aktsent on nii tugev, et isegi oota, kus kohas oli? Tšehhis, nagu hotellis. Sa oled kuskil UK-s ja siis öeldakse? Ei ole Tšehhis, noh, selles mõttes, et nagu rahvusvaheline hotell, ikkagi suur mingi 5-tärni hotell oli, et neil käivad rahvusvahelised inimesed kogu aeg nagu välismaalt ja niimoodi. Ja see vaatas lolli näoga ja ütles Alex, et English please nagu, ja siis ütlesin mina talle, et table for two ja siis ta oli, et jaa, okei. Et nagu nii kõva aktsent on ikkagi, et see inglise keel, Austraalia inglise keel on midagi teistsugust. Ja ma ise ka tunnen vahel, et ma näen isegi omal lapse pealt ka praegu, kuidas ta õpib rääkima ja see inglise keel, no võtab ikka niimoodi kõrva ja kikitama, et ma ei saa aru, et ise kohe, et mida ta räägib, et ta samamoodi slängi keeles räägib, mitte slängi, aga see aktsent lihtsalt, kuidas ta kuuleb kõrvalt, et kõik on nagu ühes jorus nagu. Et noh, mis Austraaliasele tundub ka, et eestlane räägib nii kiiresti ja nii, et nagu see tundub üks pikk sõna lihtsalt nende jaoks. Et praegu, kui ma kuulan oma tütart rääkimas, siis ma vahel mõtlen ka, et issand jumal, tule taevas appi, kuidas see endale inglise keele selgeks saab. Et see on jah, päris keel on kindlasti üks asi, et võtta aega. Pika peale saad. Arvestades, ma arvan sellega, kui meie kunagi üldse kuhugi läksime, et siis minul ei olnud ju lapsest saadik mingisuguseid erilisi multikaid ja YouTubesid ja ma ei tea, mis asju, et siis ikka mindi niimoodi, et ikka no täitsa siukene Russian whatever aktsent on ju. Ja eestlase aktsent, ma mäletan Hawaii'l oli ka ju. See oli ka siuke, et aga need ikka sai, selles mõttes, et ega see ei ole siuke asi, mille taha hirmsasti nagu asi jääb lõpuks, et pluss Aussis on veel eestlasi ka nii palju, et sa saad osad on mulle kurtnudki seda, et võtan siin eestlasi tööle ja need omavahel kõik suhtlevad, aga inglise keel ikka paremaks ei lähe, sellepärast et sa oledki seal ikka nende eestlastega koos kogu aeg. Jah,
jah, seda on küll, mul üks sõbrants oli ka, ta oli vist juba 2-3 aastat enne mind Austraalias ja ta inglise keel oli nii nõrk, arvestades seda, kui kaua ta seal oli. Aga sama asi, et sul ei olegi nagu vaja rääkida, sest eestlased ümberringi. Et keegi ikka kuskil pursid ära ja pole nagu, sul ei ole vaja, seda survet ei ole. Aga kui sa lähed ja ikka üritad kuskile sisse sulandada ja leiad töökoha ja kohalikud tuttavad, siis nagu ja noh, kindlasti ei tasu seda karta, et noh, Hawaii'ale juba rääkisime seda, et ära karda, et kedagi tegelikult ei huvita üldse sinu, ma ei tea, vigane inglise keel on ju. Et räägi lihtsalt, sul on vaja lihtsalt sest me ju tegelikult eestlased oskavad inglise keelt väga hästi. Grammatika ja sõnavara kõik on olemas, pead lihtsalt rääkima, et see plokk on ees. Ja siis samamoodi kedagi tegelikult ei huvita see, kui vigane see inglise keel on. Et kui üldse need parandavad sind võib-olla. Et saadki kiiremini selgeks, et sest seal on nii palju backereid, nii palju inimesi tuleb väljaspoolt sisse kogu aeg, et kui sa helistad kuskile, ma üritan tavaliselt alati vältida, et helistada näiteks kuskile Telstrasse, mis on siis nii-öelda telefonifirma kuskile, et ma üritan neid täiega vältida, sest need on kõik mingid Indiast, nii et see telefonikõne on niimoodi, et ma iga teise asja peale ütlen, et excuse me, ma ei saa nagu aru, mida nad räägivad. Sest neid, kes on väljas sisse tulnud, ma ei tea, Aasiast või noh, ma räägin India inimesi on hästi palju seal, et neid on issanda loomad on kirju. Ma just hiljuti suhtlesin Microsofti mingisuguste selle back office'iga nii-öelda või selle klienditeenindustega ja siis seal oli ka Indiast ja siis oli see, mul tuleb endal see nagu, et kui ma hakkan nendega rääkima, siis natuke aega räägid, siis thank you, hakkab siuke endal see on ju product. Ma räägin. Mõtlesin, et miks ma niimoodi nüüd räägin. Aga ei, see on naljakas. Ja siis mul sõbrants, kes oli farmis ka, see supervisor ütles ka, et noh, nii palju on Aasia inimesi seal ja nende inglise keel on ka väga teistsugune. Ja siis sa kuulad, kuidas ta räägib, mõtlen, et me ei ole mingid hiinlased kuskil, et räägib normaalses inglise keeles, et ta ütles ka, et hakkab külge lihtsalt, sest sa pead vastama neile lõpuks samamoodi, nagu nemad räägivad, nad ei saa aru muidu. Kas nad on jaapanlased või? Kes ei saa öelda, et rice, või ta ütles, et lice? Ja siis Kristel või kes või oli Peti, keegi töötas seal Hawaii'l mingi Jaapani kohas, müüs seda riisi seal ja bowl of lice, please. Vist oli, jah. Matilde vist oli see, kes rääkis seda. Can I have a bowl of lice? Palun mulle taldrikud täis täisid. Et see on jah, siuke. Ei no, nalja saab. Aga mis sa veel nagu, kus sa siis Austraalias oled Queenslandis, sa väga palju pole seigelnud nagu ringi? Ma niimoodi jah seigelnud ei ole, sest kui ma läksin algselt, ma olin aasta aegu Bundabergis, siis et ma läksin Brissi, siis ma tegin seda koristust ja hobuste treenimist kasutus seal paar aastat. Ja siis tuli juba see ettevõtlus meil peale ja siis tuli 2 last. No küll sa jõuad veel? Jõuan, muidugi, seepärast me räägime, meil on ikka veel plaan, et me tahaks minna nagu ringi sõitma päris. Et võtta lapsed ja karavani ja ringi sõita. Seda on nagu raske aduda, et kuidas Austraalia nii suur on. Et sa vaatad nagu kaarti ja noh, kaua mul läheb 6 aega ja ma teen sellele riigi peale, aga no mis sa seal näed? Või see teegi vist 6 aega? Ei, vist nii kaua ei lähe, aga eks seal on näha nii palju. Nii palju kohti näha. Ma arvan, et keskmine austraaliane, tal pole isegi passi. Austraallased reisivad. No mingi kiht või punt inimesi kindlasti reisib ringi ka välismaale, aga nende jaoks on väga-väga tavaline see, et puhkuse nad pigem lähevad kuskile oma karavaniga kämpima nii-öelda või sõidavad ringi Austraalias. Et keskmine austraaliane pigem, ma räägin, ei oma isegi passi. Et Austraalias on nii palju näha. Igast matkad ja rannad ja erinevad, no ma räägin, seal on nii palju, kui ma olen ise lisaks uurinud veel, et mida näha ja mida teha, siis see on lõputu lihtsalt. Ma arvan, et järgmised mõned aastad võiks kulutada selle peale, et lihtsalt Austraalias reisida hoopis, mitte välja minna. Aga sa mainisid ka, et sa kaalud Eestisse tagasi tulekut, täitsa? Jah. Et isegi kui te tulete kõige külmemal ajal, mis ma ütlen isegi, ma olen ju siin Eestis kogu aeg nüüd olnud, ja just see, mis siin oli nüüd just hiljuti, see oli ikka nagu mega ja tõenäoliselt vast läheb jälle edasi. Et kuidas seda nagu, ma ei tea, Saaremaal ei olnud külm siis või? Meil oli -25. Noh, miks sa tagasi tahad siia tulla?
ma ei teagi, me oleme rohkem mõelnud laste pärast, et ma olen ise alati tundnud, et Eestis on väga hea haridussüsteem ja haridus üldse, et kuna me hindan haridust väga palju ka, et nii palju, kui ma hindan reisimist ja kõike muud, siis isegi kui sa selle, mis see keskkooliharidus või on praktiliselt igal inimesel olemas, aga see juba see, kui sa saad nii tugeva põhja ja alustalad, see inimesena ikkagi moldib sind päris palju, vaata, et me oleme see on meil olnud laual korduvalt, et kas tulla nagu tüdrukutel, lastel kooliajaks siis siia vähemalt algklass nagu minimaalselt taga, et ideaalis siis kuni keskkooli lõpuni. Et ainult hariduse pärast me oleme kaalunud seda. Aga kuidas sul selle kodakondsusega üldse praegu on, et kui sa oled Eesti kodanik, eks ole, aga Aussis oled sa ka keegi siis mingi resident? Või? Jah, ma olen see permanent resident, et ma võiks tegelikult taotleda ka kodakondsust, aga kui sa oled permanent või Austraalias, siis tegelikult permanendi ja citizeni vahe ma ei teagi, mida ta mulle väga annaks, sest permanendina mul on juba samad hüved kõik. Ja ma ei pea valimas käima lihtsalt, mis sobib mulle väga hästi. Aga sul mees peaks siis, selles mõttes, et lihtsalt on Eestis, et ta on austraallane. Eks see tahab natukene planeerimist selles mõttes, et minul oleks muidugi lihtne kohe mingi töö leida siin või ükskõik mida leida, ma ei ole sellepärast, ei muretse sellepärast absoluutselt, et rohkem temal leida siin mingi töö, kuigi ma arvan, et täna on lihtsam, kui ütleme 5 aastat tagasi mingi töö talle leidasid. Et ja kui on natuke mõned aastad aeg planeerida ka, siis ta jõuab veel teha mingi kursusi või kraad endale midagi, millega ta saab siin tööd teha, kus ei ole nagu keelt vaja väga palju. Et ja kes otsib, sa leiad tegelikult, kelle, kui sa ikka tahad tööd teha, siis sa selle tööga leiad kusagilt. Sest Eestis on ju samamoodi ingliskeelseid töökohti ka ju olemas ikkagi päris palju tänasel päeval juba. Ja ma nagu väga sellepärast ei muretse, kas me leiaks tööd või kas tema leiaks tööd, et mingit moodi me saaksime ikka hakkama. Et, sest nii palju, kui ma olen kuulnud ja ma tean ikka on neid kakskeelseid peresid siin päris palju, et ükskõik, kus nad siis sisse tulnud on, et ja saavad kõik hakkama. Aga praegu me kõik, isegi tüdrukud mõlemad naudivad seda ilma nii väga lihtsalt. Lumi ja külm üldse. Esimene päev, kui me väiksema välja viisime, siis ta oli vist täielikus šokis, sest me maandusime kell 8 ja siis panime talle kombeka selga, vist ei saanud aru, miks ta nii palju riidid seljas on, sest Aussis ma panen talle praktiliselt mähkud jalga ja särk selga ja läheb õue. Aga siin läks, üks vatt läks teise peale ja siis ta oli niimoodi lihtsalt süles, mõtled, et ta ei julgelt liigutada ka. Aga nüüd ta juba jookseb õues ringi ja vanemale, tal on algusest peale, ta vist oleks nii ka õues, kui nii varbed ja sõrmed ära külmuvad. Otsast ära kukuvad lausa, et talle nii meeldib õues, nagu külmas. Ja me olime ikka külmade ilmadega, käisime õues ja kelgutamas ja kas või korrakski. Ja see pime aeg ja see toas on ka külm, et see vist on see, mida me naudime siin praegu nii väga on see, et sa saad rahulikult magamine, nii et toas on jahe. Et sul ei ole mingi leitsak toas kogu aeg, sest me just renoveerisime maja ka kodus nagu Austraalias ja me ei ole veel neid aircone sisse pannud, nii et praegusel ajal ma ei kujuta ette, seal on lihtsalt nii palav, seal on 30 kraadi tööd toas lihtsalt seisev õhk ja see on õhuniiskus on ka nii kõrge veel, et sa pärast liigutad sõrme otsa ja sa juba higistad. Et ainuke, mis sa teha tahaksid päevad läbi, on istuda diivanil selle puhuri all ja mitte midagi teha, sest nii palav on. Et see on see osa, mida ma nagu ei naudi, et see on lihtsalt nii palav, kus sa nagu ei saa mitte midagi ja sa ei suuda. Mitte ei suuda, aga lihtsalt see ei ole mugav tegemine. Mul isegi oli Hawaii'l sellega raske, et ma mäletan, ma vahetasin seal ühte elukohta puhtalt selle pärast, et ühes kohas oli liiga palav. Ma ei saanud magada öösel, et oli täiesti minu jaoks nagu võimatu. Kusjuures Eestis on ka siin viimasel need suveasid olnud, et kus ma iga kord mõtlen, et hakkab see kuuma laine nagu peale, et nüüd ma lähen küll poodi ja ostan selle nagu konditsioneerivat, mis sa saad tuppa panna. Mul ema ka ostis endale nüüd. Iga kord, kui ma seda mõtlen, järgmine päev on jälle jahe tagasi. Okei, ei osta ja siis jälle läheb, et niisugune mitu suve on mul juba olnud seda, et ma võitlen selle mõttega, aga tõenäoliselt ma selle ükskord ka ära teen. Ja ma arvan, et Alex oli ka külm pigem, et ta eelistab külma iga kell. Muidugi see kord ta sai ikka ekstreemselt külma siin tunda. Et saatsin ta tuttavatega koos jahile ka, nii et ta oli vist päeval oli -16 õues hommikust
kuni kella 2 päeva, nad olid kuskil pikal lumehankes. No kui te tulete nädalavahetusel Aegviitu, siis ma viin teid sinna Neljärve jääauku, et siis seal ikka nagu saate jääauku Ta proovida. kindlasti proovib seda. Päriselt. Jah, 100%. Ma pole isegi jääaugus käinud juba ma ei tea kaua. Ja ta 100% ma tean juba, et ta kindlasti proovib. Siin oli väga moes see. Ma juba sauna tassisin ka, ütlesin talle, et mine hüppa leili ja hüppa lumehange. Saun on meil olemas, jah, No selle võime ka panna tööle. No vot. Aga mis sa nagu ikkagi siis võtaksid nagu selle meie tänase jutuajamise kokku, et mis sa ütleksid nendele noortele, et kes või ka keskealistele, et tegelikult on viisa võimalusi veel, kuidas sinna Austraaliasse saada, et kõige lihtsam, kui sa ei saa working holiday'ga, siis sa võid minna nii-öelda tudengina. Ja ma ütlen nii-öelda tudengina sellepärast, et seda õppetööd sa ei pea väga palju tegema, et sa võid käia seal nii-öelda õppimaas. Sest mina olin ka ju tegelikult 1 aasta tudengiviisa peal. Aga seda nad teevad tegelikult nüüd karmimaks, et sa tegelikult natuke peaksid ka seal koolis käima. Aga mis sa ütled just nendele inimestele, kes mõtlevad, et on siin kas siis Eestis või kuskil Euroopas, aga mõtlevad, et läheks Austraaliasse. Soovitad sa minna? Kindlasti soovitan, jah, kindlasti. Jah, 100%. Et vahet ei ole, kui kauaks sa sinna lähed, kas see ongi 6-kuune või võtad selle nii-öelda gap year'i endale, mis nad ütlevad selle kohta, et kindlasti tasub minna, et ma räägin, ma ise tunnen küll seda, et kui ma läksin, et millal siis veel, kui mitte praegu, et kujuta ette, nüüd sa võtad oma lapsed selga ja oma seljakuti selga ja nüüd käe otsas kõik lähete, teete kõiki neid toredaid asju, mis sa tegid siis, kui sul ei olnud lapsi veel, et ei tee ju. Et pigem mine ja reisi ja Austraalia, nad ütlevad Ameerika kohta, et kõigi võimaluste maa, aga minu arust Austraalias on veel rohkem võimalusi. Et seal on niimoodi minna, et sa tahad reisida ja samal ajal raha teenida ja üsnagi lihtsalt raha teenida, et absoluutselt 100% soovitan. Et siis kas sa tuled tagasi siia pärast seda working holiday viisat või jääd veel kauemaks ja mõlemad pidi. 100% ma isegi ei kõhkle üldse, kui ma seda ütlen. Tasub proovida iga kell. See on nagu elukogemus, et see, millest me rääkisime, et elad ainult 1 korra. Just, ja eladki ainult 1 korra. Sa kahetse, siis sa ei kahetse, et näed midagi tegemata jäi. Ja kui keegi sulle räägib seda, et tegelikult see ei ole nii lihtne, et minna, nagu ma ütlesin, see ei olegi lihtne. Et see on ju, ma räägin, siin elamnega ei ole ju ka lihtne, ega sa ei saa endale lihtsalt majalaenu ja sa ei saa endale niisama lihtsalt autot teosta ja ma ei tea, et sa ei pea nüüd renti maksma kuskil või ei pea tööd otsima endale, et kõiki neid sama asju, mis pead sa siin ka tegema tegelikult. Lihtsalt sa teed seda uues keskkonnas ja see on hoopis teistmoodi kogemus, sest sa oled teistsuguste inimeste koos, teistsugune kultuur, teine riik täiesti, teine keel, et neid jah, seda kogemust ei saa panna nii-öelda aastatesse, kus keegi teine ütleb, et aga mis sa siis oma karjääriga teed ja kõige terve elu veel aega tööd teha ja karjääri teha. Et nii palju keegi vist kuskil ütles ka, et vanad 20-ndad on tänapäeva 30-ndad, et me oleme tegelikult nad on nagu edasi lükkunud, et enam ei tee ju, inimesed ei tee palju tööd, hakkavad alles lapsi saama ka 30-ndates, et see on täiesti okei, kui sa reisidki natukene ja näed maailma ja kui muidugi, kui sa seda ei taha teha, siis ära tee. Sa tegelikult mõlemapidi on okei. Aga kui sul on natukenegi seda kihku ja tahtmist ja hakkamist, siis kindlasti tee. Pärast kahetsed 100%. Mul on veel siuke mõte, et viimasel ajal ei ole olnud kerged aastad. 2019, eks ole, et kogu see teema ja siin ma ei tea, kui palju sa üldse Austraalias kuuled sellest, et on Putinid ja kõik niisugused asjad, eks ole. Et on raske aeg olnud, ma arvan, et keegi väga ei vaidle sellele vastu. Ja mina isiklikult tean inimesi ja mulle tundub ka, et üldse, et kuidagi on niisugust nagu depressiooni ja niisugust on nagu palju. Ja üks siis, mida selle vastu niisugused minust kõvemad mehed Tony Robbinsid ja teised ütlevad, et üks oluline asi, mida selle jaoks saad teha, on vahetada keskkonda või vahetada seda nagu energias levelit, kus sa oled. Et okei, tema siis räägib, et sa umbes hüppa püsti ja tee kätekõverdusi ja siis sa jõuad kuskile, tõmbad nagu keha käima ja siis sa saad sellest nagu sellest deprekast nagu kuidagi, saad hakata mõtlema paremaid mõtteid, et kui sa oledki, istudki niimoodi oma ette ja oledki sellest nii-öelda olukorras, siis sa sa ei saa, sest on väga raske välja tulla. Minu meelest on, kui sa vahetad nagu keskkonda, lihtsalt sa lähedki, paned ennast kuskile, kui sul ei ole praegu raha, sa võid ka sõita kuskile
noh, Tenerife on ka üsna kallis. Sõida Egiptusesse kuskile, kus Itaaliasse, ostad sa Ryanairi pileti, sõidad ka Itaaliasse isegi talvel kuskile Napolisse või Sitsiiliasse, siis sul on kuidagi lihtsam hakata nägema mingisuguseid asju, kuna sa oled sellest vanast mustrist nagu välja tulnud. Just. Ja Austraalia on ka üks siis selline asi, et kui sa oledki see neet, ütleme, kui sa tunned ära, et sa oled see neet või lihtsalt mõtled, et mis elus veel on, mis on nagu veel teha siin elus, et hommikust õhtuni sama tööd teha siin Eestis, kas või, no sinul oli ju väga edukas karjäär ja algav võib-olla karjäär. Jah, algav karjäär, aga ikkagi nagu midagi ikka alustuseks juba, jah. Et kui sa oled selles nagu rattas kinni ja sa ikkagi tahad nagu veel midagi, et siis mine käi vaata, et tagasi saad alati tulla. Just, ja see on ka, ja näiteks head see koroonat mainisid ka sellepärast, et koroonaaeg oli väga hea näide sellest, kui kiiresti see vabadus võib meil käest ära võtta, keegi võib selle käest ära võtta, et Austraalia oli üks riik, mis läks täiesti lukku. Vaata, kui kaua ei saastud mitte kedagi sisse ja me ei saanud isegi välja riigist ju, ilma loata. Et tavaline Austraalia, kus oli olnud mõjuvat põhjust, ma oleks saanud isegi tulla oma perele külla. Et mul nad ei oleks mulle luba andnud riigist välja tulla. Me kuidagi väga napilt saime, ma olin reaalselt viimane inimene, kes lasti Sydneysse, me olime Uus-Meremaal ja siis minu selja taga ütles tolliametnik selle, et was this the last one? Yes. Ja ma teadsin, et see oli viimane lend, mis sinna Sydneysse maandus. No, nii et ma olen nüüd viimane, kes sai Sydneysse toona. Ja sealt me õnneks saime ka minema või noh, oli siuke tunne, et kas jäämegi äkki siia, kauas ikka jura kestab, aga kuna meil oli ka siis meil oli 2 last veel ja siis me mõtlesime ka, et lastega nagu ei saa siin chillida, et väga kauad rahaga põles ja need tulime Eestisse. Ja, sest see viimased paar aastat oli küll väga hea näide sellest, et ei ole päris nii, et ma ei tea, aasta pärast lähen või mul saan hiljem seda teha, et väga võimalik on, et sa ei saa seda teha. Et see nii lihtne, see oli näide sellest, kui lihtsalt sind saab lukku panna kuskile. Ja sa ei saa mitte kuskile minna. Et Austraaliast me ei saanud sisse ka välja ja teistes riikides ei ka olnud päris nii, et saad minna puhkama, kuhu iganes sa tahad. Aga Austraalia oli üks näide sellest, kus me olime ju, nii palju kui ma lugesin meediast ka, see oli ju rahvusvaheliselt nii-öelda vangiriik, et ei saanud keegi sisse ka välja, sest minu arust Brissi lennujaamal oli vist pandud isegi peale kvootid, et otsad sisse tuua nädalas 500 inimest või? See ei ole mitte midagi. See on 2 lennukit ainult. No loodame, et niisugust jura enam ei kordu. Jah, aga ja kui ka peaks korduma, loodetavasti mitte, aga siis kasut seda võimalust seni, kuni see võimalus sul on. Ära lükka seda edasi. Ja kui sul on unistusi, siis täida neid. Absoluutselt. Võta sammu haaval. Mõtle. Ja kukkud läbi, siis teed uuesti. Seda siis ikka kotib, nii öelda. Võt. Aga tänud, et sa tulid. Võtsid oma sellest vähesest Eesti ajast. Aitäh, et sa meid kutsusid. Ja. Ma loodan, et see innustas vähemalt nii mõndagi pigem minema ja nägema ja tegema. Ja. Käige meie kodulehel, vaadake, tehke eeltööd, see on see põhisõna. Jah, kindlasti. Et viige ennast nii hästi kurssi, kui te saate ja võttige tuttavaid ja võite ka meile kirjutada, kui on küsimusi.